Mina käin Raekossa mängudel sellepärast, et minu lemmikmänguks on korvpall ja ma ei tea, see on nii äge mäng. Ma käin Raekossa mängudel sellepärast, et ma käin Raekossus ja mulle meeldib korvpall. Mina käin Raekossu mängudel sellepärast, et siin on hästi kõrge emotsioon alati, väga lahedam. Käime, sest meile meeldib oma sõpra Rannar Tornjust vaadata. Väga hästi mängib korvpalli. Käime omadele kaasa elama. No eks ikka sellepärast, et käia omasid toetamas ja sellest on saanud iga reedene traditsioon. See saab alati hea elamuse ja hea emotsiooni nädalavahetuseks. Mulle meeldib Raekossu mänge vaatamas käia. Esimene põhjus on see, et mängib lapsi ja teine põhjus on seda saali vaadades kogu see atmosfäär ja see rahva rõõm ja tahe omadele kaasa elada. Meile meeldib Raekossu mängudel käia, sellepärast et siin on hea seltskond ja hea meeleolu. Ma käin Raekossu mänge vaatamas, sellepärast et mulle meeldib kogukonnale kaasa elada ja nad teevad seda see aasta väga hästi. Hoiame pöia! Meile meeldib korvpall! Minu meelest me mängisime täna korvpalli üle pika aja, selles suhtes, et pole tükk aega nagu korvpalli mänginud, siis täna oli üle pika aja see päev, kus sai mängust rõõmu ka tunda. Jah, tavaliselt viimased mängud meil on olnud kuidagi punnitamine ja siis sealt ei tule nagu välja ja kaugelt ei saa sisse. Täna saime kaugelt sisse ja kohe oli mäng palju lõbusam, et siis hakkas igalt poolt õnnestumisi tulema, et kaitses oleme igal juhul nagu alati hakkama saanud, aga rünnakul on just see probleemid meil tavaliselt. Ja kui on selline fänniarmee kohal, siis nagu patt oleks nagu kehvasti mängida, et see andis kindlasti lisatõuke meile, et kohe algusest olid nagu, kõik olid mängus ja lust oli täna mängida. Selline kisa oli saalis, et ma arvan, et vastastel tõmbasid jala värisema noored poisid ka, eks sealt ka kindlasti aitas. Eks oli teistsugune mäng ka, et selg oli vastu seina ja pidime võitma igal juhul, muidu poleks mitte midagi saanud. Oleks ainult kaotanud. Igate pidi kaotanud. Kõik oleks kaotanud. Kevad on saabunud, et kõik tähtsad mängud on ees. Kodusaalis oli see viimane mäng, et selle hooaja, ma arvan, et võib kokku võtta sellise sõnaga, et väga äge atmosfäär oli siin meil kodusaalis, et sellist asja naljalt teistes saalides ei ole ikka kohanud, et oleme siin väljas ka mänginud, aga et selline möll ja kisa ja rahvamass saalis on, et seda on ainult siin ja võib-olla mõnes, tegelikult ma ei olegi näinud rohkem. Okei, siis me käisime Rakveres, seal olid ka päris palju rahvast, aga see oli erand, mis kinnitab reeglit, aga siin on ikkagi väga äge, väga äge. Isegi hea vastasvõistkonnad on kiitnud, et nagu heas mõttes, et üli äge, et saab nagu publikus ka mängida, et see on hoopis teine tera. Pole küll iga kord kahjuks suutnud võiduruumu pakkuda rahvale, aga ma arvan, et oleme alati jätnud enda viimase panuse siia väljakule. Alati 110% endast andnud ja alati lõpuni võidendanud. See on nagu, ma arvan, see meie nii-öelda eesmärk olnud ja ma arvan, et selle me oleme nagu publikule andnud ka, et alati lõpuni võidendanud. Ja anname endast parima, et saaks vähemalt ühe mängu veel. Play-offid on algamas, et roolame, et järgmine reede suudame võita ja siis on kõik jälle enda kätes, et ise mees olla. Kes on boss? Raekos. Davai. During the games we lose, but in the locker room we always win.